Regionaalhaigla tervisepooltund. Tervist, minu nimi Ando Sinisalu, te kuulete Regionaalhaigla tervisepooltundi ja hemofiilia päeva puhul räägime ühest üsna haruldasest vere hüübimise haigusest, mille nimi on von Willebranti tõbi. Von Willebranti tõbi on oma nime saanud avastaja Erik Adolf von Willebranti järgi. 1924. aastal jõudis väike 5-aastane tüdruk Helsingi haiglasse doktor von Willebranti juurde, kes märkas ebatavalist veritsusprofiili. Doktor uuris tervet suguvõsa, kus oli 66 liiget ning jõudis järeldusele, et tegu on teistsuguse hüübimisprobleemiga kui varasemalt kirjeldatud hemofiilia. Ta publitseeris selleteemalise saksakeelse teadusartikli aastal 1931 ja see pälvis suurt rahvusvahelist tähelepanu. 50. aastatel, kui lõpuks avastati, milline puuduolev komponent seda haigust põhjustab, nimetati faktor haiguse kirjeldaja auks von Willebranti faktoriks. Ja meie vestluskaaslaseks on Annabel Kattai, kes nii nagu tema ülejäänud perekond kannatabki selle haiguse all. Ja saate eesmärk on siis rääkida sellest haruldasest haigusest ja ühtlasi ka neile, kes võib-olla ei tea, et neil see haigus on või mingi muu verehüübimise häire, anda siis infot, et mis juhul nad peaksid kindlasti arsti poole pöörduma, et saada jälile sellele haigusele võimalikult varakult. Aga Annabel, võib-olla kõigepealt rääkige oma perekonna lugu ära just selle haiguse kontekstis, et kes teie perekonnast on selle haiguse all kannatab ja kuidas te üldse selle avastasite? No minu peres on haiged nii mina, vend, ema kui ka õde. Haigus diagnoositi minul 4 aasta vanuselt. Alguses vennal diagnoositi aneemia, aga kui mina sain siis haiguse diagnoosi, siis pandi ka temale haiguse diagnoos. Õde sai siis 2 aastat tagasi diagnoosi, sest arst ütles, et pole mõtet enne torkida, kui siis haigus ei väljendu ise. Ja 3 aastat tagasi tehti siis emale ka test ära, sellepärast, et siis teada, et millisest sugupoolest see siis suguvõsa poolt see siis nagu pärineb. Ja siis ema sai siis 3 aastat tagasi diagnoosi põhimõtteliselt. Nii et emal ilmselt see haigus ikkagi oli tunduvalt varem, aga seda lihtsalt ei diagnoositud. See jah, siis kui tema väike oli, siis polnud ka neid võimalusi, et seda haigust üldse diagnoosida. Aga milles see avaldub siis täpsemalt, et kuidas see niimoodi on võimalik, et diagnoosi ei ole ja inimene elab ja võib-olla ei saa arugi, et tal midagi viga oleks, et kuidas see avaldub nagu sellises igapäevaelus? No meil igapäevaelus oli see, et meil olid hästi pikad ninaverejooksud, et kestsid ikka päris mõnusalt, kohati oli siuke 4 tundi järjest või midagi sellist. Ja nagu naisterahval ikka, siis need päevade aeg oli hästi pikk. Ja nüüd on see, et kõigil 3 on niimoodi, et nemal väljendubki siis ainult ninaverejooksudega, aga minul on siis liigestesse läinud see kõik. Et mul on ka sisemised verejooksud, et mul siis ei ole ainult enam siis ninaverejooksudega see seos. Aga kas sellele mingit ravi ka on, et see kõlab nagu päris raskelt ja ohtlikult, et kas seda kuidagimoodi on võimalik kontrolli all ka hoida, et neid verejookse ei tekiks? Kontrolli all hoidmiseks kasutame meie peres siis Vilatet. Kunagi oli niimoodi, et ma sain iga 6 kuu tagant põhimõtteliselt ravi, nagu see oligi 6 kuud, aga nüüd mul on niimoodi, et ma olen saanud enamasti iga kuu, sellepärast, et mul on nii tihedased verejooksud lihtsalt. Ja aitab ka Cyclocapron, aga see on siis tablettravina. Aga kas see ravi siis võtab need sümptomid täielikult maha, et saate nagu tavapäraselt elu elada, et ei ole mingeid häirivaid tegureid? Ei ta otseselt nagu seda maha ei võta, vaid ta leevendab seda. Minul on niimoodi, et kuna mul on liigestes on see, siis mul kestab see ikka päris pikalt ja vahepeal on ka niimoodi, et lausa käimisraskused on.
aga kui palju selliseid inimesi üldse on, et kas te kuidagi ka omavahel suhtlete saatusekaaslastega, et seda infot jagada? No Von Willebrandiga on üpris vähe neid, kellega ma suhtlen, sellepärast et enamus ikkagi seal ühingus ei ole. Et põhimõtteliselt mul on niimoodi, et kuna Von Willebrandiga ei ole siis ühingus ega kuskil, vaid ongi ainult see hemofiilikud enamasti, sellepärast et ühing kannab ka hemofiilia nime, siis ma eeldan, et selle põhjal on ka see, et enamus Von Willebrandiga ei julge seal osaleda. Aga kui ma olin väiksem, siis meid oli kuskil 10 tükki, aga nüüd viimane kord, kui ma arstil käisin, siis ütles, et diagnoositud on ikka päris palju juba Eestis. Aga neid on siiski vähe. Aga mille poolest see haigus siis hemofiiliast erineb, et hemofiilia, eks ole, teatavasti on levinud verehüübimise häire. Mille poolest see Von Willebrandi tõbi siis hemofiiliast erineb? No see erineb selles suhtes, et Von Willebrandil on veres puudu teine faktor kui hemofiilikutel. Aga ütleme nii, et ta esineb suhteliselt sarnaselt, aga hemofiilikutel peab enamasti nad teevad seda profülaktilist ravi, aga meil nagu siukest ravi veel vaja ei ole läinud. Lisan siia juurde ka doktor Mariken Rossi kommentaari, kes ütleb niimoodi, et veritsuse mehhanismid on erinevatel Von Willebrandi tüüpidel mõnevõrra erinevad, nagu ka hemofiilialgi, ja see sõltub haiguse raskusastmest. Liigese ja lihasesisesed verejooksud on Von Willebrandi puhul pigem harvemad. Juhtivad sümptomid on seotud limaskeskade veritsusega, nagu näiteks ninaverejooksud, igeme, hamba, mandlite või adenoidi eemaldamise järgselt, rasked menstruatsioonid ja sünnitusjärgne veritsus. Aga nüüd, kuidas siis te käitute või mis saab siis, kui teil tekib vajadus näiteks operatsiooni järele, kus verejooksud võivad olla päris tõsised, et kuidas selliseid olukordi lahendatakse? No ma isiklikult olen käinud 2 korda operatsioonil, siis mul tehti niimoodi, et ma sain mitu vereülekannet ja enne operatsiooni manustati siis ravimit ja ka hiljem sain mitu korda seda ravimit. Aga kas igapäevaelus, ma ei tea, koolis, tööl, mujal on oluline, et teie kolleegid, kaaslased, sõbrad ka teaksid sellest haigusest, et kuidagi vältida, ma ei tea, kas sportides või mänguhoos või mingis muus olukorras võimalikke vigastusi, et võib, ma ei tea, sportmängudes võib üsna kergesti ju juhtuda seda, et ma ei tea, lööd nina ära, hakkab ninaverejooks või midagi muud sarnast, mõni trauma, et kuidas te nagu peate suhtlema ja informeerima oma sõpru, kolleege? No mina isiklikult olen rääkinud kõikidele, sellepärast et minu arust on see tähtis, et ka teised teaks, eriti siis, kui ma ise pole võimeline endale enam abi andma. Aga sporti mina näiteks tegin 12 aastat, mängisin võrkpalli, alles siis lõpetasin, kui mul siis tekkisid liigesevalud ja enam ei saanud sportida. Aga võrkpallimängus on ka traumavõimalus ju üsna suur, et kui ikkagi hasart, adrenaliin läheb verre ja võidu peale mäng käib, et siis võib üsna kergesti juhtuda ka see, et ma ei tea, saad palliga näkku või midagi ja ninaverejooks on üsna kerge tulema, et ma saan võtta seda siis. No kohati oligi nii, et keset mängu hakkas lihtsalt ninaverejooks pihta ja vahest oli see, et lihtsalt mängisid lõpuni. Nii et see nagu nii hull ka ei ole, et ei oleks saanud edasi mängida? Ei ta tegelikult ütleme nii, et ta on hull, aga kuna ma olen ise selline hästi võitpäine, siis mina otsustasin, et mina mängin lõpuni. Peaasi, et võit kätte tuleb. See on hea suhtumine, sest ilmselt jah, kui liiga palju muretseda, siis hakkab see mure juba tervist laastama, aga kuidas see üldse on, et igapäevaselt, et kas te nagu mõtlete selle peale, muretsete selle peale nagu pidevalt ka, et see on ju selline haigus, mis ei lähe ära, eks ole. Et kuidas sellega nagu sellised
psühholoogiliselt, vaimselt igapäevaselt hakkama saate? No otseselt mina igapäevaselt ei muretse, sest ma tean, et see haigus on mul ja see jääb, et ma olen harjunud sellega elama. Et pigem on see, et kui näiteks tekibki kas väiksemal õel või midagi, et siis ma oskan talle nagu abi anda ja teda rahustada, et ta on nagu üpris kartlik, kuna temal pole väga seda olnud, aga ma olen ise elanud sellega lihtsalt nii pikalt, et ta ongi minu jaoks siuke elu osa. Aga teised teie suguvõsas ema, ma saan aru, et ema tegelikult sai ju selle diagnoosi suhteliselt juba nagu kõrgemas vanuses, et nagu lapsena, noorena ei teadnudki, et tal see haigus on, et kuidas tema igapäevaelu korraldab? No tema on eesmärgiks endale võtnud näiteks meie puhul, et nii kaua kui meie saame ise hakkama, siis tema end sinna vahele ei torgi. Et kui on see, et meil vajame nagu kiiremas korras abi, siis ta teab, et okei, nüüd on nagu haiglasse minek või ta peab ise aitama. Ja enda puhul on tal ka see, et ta teeb kõik asjad ise ära ja siis kui ta ise enam ei suuda teha, siis on see, et kutsub meid appi või siis ongi see, et juba kutsume kiirabi. Et kuidas see jooks siis väljendub. Ma saan aru, et see on pärilik haigus, eks ole, et kui suur tõenäosus see on, et teie lastel ka see avaldub? No iga võimalus on ju 50-50, et kuidas nagu kaaslase geenid siis siin mängu lähevad. Aga kindel on see, et minu lastel siis nad on kindlasti edasikandjad, kui nad ise ei ole just haiged. Aga kas seda on võimalik kuidagi tänapäevase mingi geeniuuringuga ka kindlaks teha, et kas see nüüd näiteks raseduse ajal, et uurida seda loodet, et teada saada, millised pärilikud haigused tal võiks olla, et see geeniuuringud arenevad päris kiiresti, et olete sellega kursis? No ma tean seda, et kui ma endale teeksin näiteks geeniuuringu, siis sealt kaudu saaks siis teada, et kas minu lapsed siis nagu on või ei ole ja nemad saavad siis teada, et mis haigused neid siis ees võtavad. Aga kui palju see paneb teid muretsema või kuidas te suhtute sellesse, et see võimalus või oht on, et järglastele seda edasi anda? No ütleme nii, et minu jaoks on see, et minul ei mängi see rolli, kas tal on see haigus või ei ole, sest et ma tean, et ma oskan teda aidata ja ma tean, mis mind ees ootab ja kõik on nagu minu jaoks lihtsalt tavaline elu osa, et ei ole väga mingi hullu, et kas ta tuleb siis selle haigusega või ei tule. Noh, õnneks ju ka teadus areneb edasi ja võib-olla järgmistel põlvkondadel on juba tõhus ravi ja saadakse see haigus üldse välja ravida, et selles mõttes nagu aeg ju töötab ka meie kasuks, et teadus pidevalt areneb, et kui palju üldse selle aja jooksul, mis teie nüüd mäletate ja olete seda haigust põdenud, on need ravimeetodid arenenud ja paremaks muutunud, et on siin ka mingid läbimurdeid toimunud? No kuna mina olen hästi allergiline inimene, siis mulle on sobinud ainult üks ravim ja see ongi Vilate. Aga ma tean seda, et mu õde saab mingit ravimit, mis manustatakse veeni kaudu tilgutiga, täpselt ei mäleta, mis selle nimi on, aga et põhimõtteliselt tema saab siis lähebki haiglasse, saab selle kätte ja tal siis on nagu aitab see, et tema ei pea mitu korda endale manustama. Et siin on ka erinevused siis, kuidas keegi mingit ravimit talub ja mis kellelegi paremini sobib. Jah, kes kuidas vastu võtab seda kõike. Aga nüüd, kui keegi kahtlustab või millal üldse nagu inimene peaks hakkama kahtlustama, et tal see on ja minema uuringutele, et mis need sellised ohumärgid on? Noh, naiste puhul on kindlasti see, et päevad ei ole mitte 4 päeva pikad, vaid on juba üle siukse 12 ja sellised, siis nagu peaks juba rääkima. Ja samuti kas tihedased ninaverejooksud või üldse sellised verejooksud, mis nagu ei jää seisma. Et siis oleks juba tark seda uurida, vähemalt minu arvates. Et Eesti meditsiin on tegelikult nii arenenud, et see on kõik nagu võimeline see, et üldse leiaks, et mis haigus on või kuidas see nagu väljendub.
aga nüüd, kui rääkida veel nendest võimalikest ohtudest, et kui kellelgi see haigus on ja ta ise ei tea, et tal see on, et mis need ohud sellega kaasnevad, et kui diagnoosimata inimene nüüd, ma ei tea, satub õnnetusse, oletame, on autoavarii või mõni muu trauma, et mis siis kõik juhtuda võib seal? Noh, ütleme nii, et minu ema vennal siis oli ka autoavarii, tema suri siis selle tagajärjel ära ja kuna tal tuli sihuke hästi tugev verejooks, siis arvatavasti oligi nagu ka temal see haigus. Et põhimõtteliselt, kui sa nagu ei tea ja sul abi ei ole koheselt võtta, siis sa võidki lihtsalt selle verejooksu kätte ära surra seal. Nii et see tähendab siis seda, et see olukorras, kus seda pole diagnoositud, siis see verejooks võib olla nii tõsine, aga nüüd, kui on teada see diagnoos, kui arstid ja päästjad teavad, et sellel õnnetusse sattunud inimesel on see tõbi, et kas nad saavad siis kuidagi teistmoodi käituda või siis ma ei tea, mingit ravimit manustada või mingeid abinõusid tarvitusele võtta, et see verejooks nii ohtlik ei ole? Noh, hetkel on see, et ega kiirabidel neid ravimeid ei ole, et see on võimalik saada siis ainult haiglas. Ja hetkel vist on ainult PERH-is ja Tartus, kui ma ei eksi, et kuskil mujal on nagu otsest seda ravimit ja seda ei ole. Võib-olla on ka kuskil mujal. Aga selles suhtes jah, et sul peab olema kas endal see ravim kogu aeg kaasas või siis kas mingisugune pass, käepael, mida iganes, et kiirabi teaks sind aidata, aga temal aitab ka siis ainult see, et autosse ja vilkuritega siis haiglasse. Aga kuidas üldse ära tunneb selle inimese, kellel see haigus on, et kui nüüd ma ei tea, ongi kiirabi või ma ei tea, kas või kaasinimesed näevad hätta sattunud inimest, et kuidas seda teada saab, et tal see tõbi võib olla ja kuidas siis käituda, et kas teil on jah, mainisite seda passi, aga kuidas nüüd, kui meid kuulavad siin nii-öelda lai avalikkus ja nad ei tea sellest midagi, et kas on mingi koht, ma ei tea, ongi randmepael või pass või et kuidas nad nagu aru saavad, et sellele peaks tähelepanu pöörama? No meil hetkel ongi ainult pass, et meil randmepael ega midagi pole nagu välja mõeldud veel, aga ütleme nii, et tavainimene ei saagi aru, et sul üldse mingi haigus on, sest et reaalselt sa oled ise ka sihuke tavainimene teiste jaoks, et kui keegi ei tea, et sul see haigus on, siis ega nemad ka seda ei oska arvata kuidagi, et ega see nagu inimest teistsuguseks ei tee. Seda küll, aga ma mõtlen just õnnetuse korral, et noh, et ma ei tea, ma kujutan ette, et oled koos matkal või spordid ja siis juhtub mingi trauma ja hakkab verejooks, et kui sa üldse ei tea, et see võiks ohtlik olla, siis võib-olla ei pööragi teised tähelepanu. No selles suhtes, et kui sa oled nagu just matkal või kuskil teed sporti, mis iganes, sul on vähemalt alati üks inimene, kes teab su kohta midagi ja kui ei olegi, siis sa pead sellest ise märku andma, et kui midagi juhtub, siis sa oled valmis, on teised nagu valmis andma sulle abi, kui sa ise ei ole selleks võimeline. Jah, see on hea point ja noh, ilmselt niimoodi lihtsalt tänaval see juhtumise tõenäosus on väike, aga jah, nüüd kui juhtub mingi tõsisem õnnetus ja kiirabi tuleb, siis kuidas kiirabi aru saab sellest? No minul on enamasti ju helistanud ema ja niimoodi ja ütleme, et see maakond, kus mina elan, et siin juba kiirabi teab mind, aga kui tuleb kuskilt kaugemalt, et siis tuleb ikkagi seletada ja enamasti on see, et ütled, et see väljendub umbes samamoodi nagu hemofiilia, siis kiirabi teab umbes, kuidas ta peab reageerima, sellepärast et von Willebrand ei ole nii levinud ja enamus meditsiinitöölised siis ei tea üldse, mis see nagu endast kujutab. Kui see on nüüd selline pärilik haigus, siis kas te olete mõelnud ka, kui kaugele tagasi see teie suguvõsas ulatub, et noh, suure tõenäosusega ju siis teie, ma ei tea, vanaematel ja veelgi kaugemale võis ka see haigus juba olla või on see midagi, mis võib ka elu jooksul nagu tulla, et kust see nagu alguse saab, kas te seda olete ka uurinud? No nii palju, kui me teame, siis see tuleb ema suguvõsast ja see
vana-vanaisal siis oli ka see, aga kaugemale me hetkel ei tea, et seda ei ole niivõrd uuritud. Et selleks tulebki siis anda mingid geenitestid asjad, et nad saaks üldse siis nagu suguvõsa poolt uurida ja asju. Aga suur tänu, Annabel Kattai, et jagasite oma kogemust teistega ja loodetavasti sellest on nii palju abi, et nüüd, kui meie kuulajad puutuvad selle haigusega siis kokku, kas siis nad näevad kedagi hädasolijat või ise kahtlustavad, et neil see võib olla, et nad siis oskavad pöörduda õigesse kohta ja teavad, kuidas käituda. Igal juhul suur tänu teile! Aitäh! Regionaalhaigla Tervise pooltund.